Tervist! Ma olen juba mõnda aega jälginud, kuidas maailmas lööb laineid uus väidetav imetoidulisand nimega Fatti 15. Ja mul ei olnud tegelikult plaanis sellest videot teha, aga nüüdseks on juba 2 inimest minult küsinud, kas see on tõesti, nagu väidetakse, nii tugevate positiivsete omadustega ja 10 korda tõhusam kui Omega-3, mida ma olen oma kanalis kiitnud ja soovitanud. Nii et ma võtsin ennast kokku ja süvenesin natukene antud teemasse. Fatti 15 kujutab enesest toidulisandi toodet, mis on sisuliselt pikalt teada tuntud pentadetsüülhape, mis on looduses suhteliselt harva esinev küllastunud rasvhape. Kui me vaatame Fatti 15 tootva ja müüva ettevõtte kodulehte, siis tundub esmapilgul, et kõik maailma inimesed võiksid nüüd kõik oma ravimid prügikasti visata ja tellida seda imetoodet, sest see aitab väidetavalt teaduslikult tõestatult muuhulgas kaitsta meie rakke ja meid vananemise eest, parandada meie mitokondriaalset tervist ja samuti väidetavalt see reguleerib soodsas suunas meie ainevahetust, immuunsust, unekvaliteeti, söögiisu ja kes teab veel mida. No see on ikkagi väga palju lubav, eks ole, aga läheb veel paremaks. Nimelt väidavad Fatti 15 turustajad, et nende toode on raku tervisest rääkides parema, laiema toimega ja turvalisem kui kõige puhtama ja tugevama toimega turul saadaolev Omega-3 rasvhape. Sest Fatti 15 on võrrelduna Omega-3 rasvhapetega enam kui 26 kliiniliselt olulist positiivset toimet rohkem. See parandab 2,5 korda enam rakutüüpe ja on turvalisem, kuna Omega-3 on mitmetele rakutüüpidele toksiline. No vot siis. Ma olen sulle varasemates videotes korduvalt lubanud, et kui tuleb turule selline imevahend, mis teeb sind 2 korda nooremaks ja tõstab su eluiga 200 eluaastani, siis olen mina esimene, kellelt sa selle kohta kuuled. Ja ma ei tea, kas täna võib siis olla see päev, mida me kõik oleme oodanud ja varsti kaovad maamunalt kõik haigused. Aga vaatame ennem veel natukene, mida nad siis kirjutavad oma kodulehel. Näevad siit, me saame teada, et on olemas 3 tüüpi asendamatuid rasvhappeid, ehk siis rasvhappeid, mida meie organism ei suuda ise sünteesida ja mida me peame saama toidust. Ja need 3 gruppi on siis Omega-3 rasvhapped, Omega-6 rasvhapped ja C15-0 ehk siis antud juhul Fatti 15. Ja see on juba päris huvitav info. Ma ütleks, see on lausa murranguline info, sest me ju seni ei teadnud, et Fatti 15 on essentsiaalne rasvhape. Võite mõtlema hakata ja natuke ringi vaadata, siis tegelikult ei ole ju. Aga ilmselt siis selle toote turustajad usuvad nii väga, et see on asendamatu. Ja kui sa ikkagi millessegi väga usud, siis ei peagi seda ju teaduslikult tõestama ja siis lihtsalt ongi niimoodi, on ju. Ja sellelt vahvalt veebilehelt me leiame veel teaduse jaoks põnevaid ja uusi leide. Üks minu lemmikutest on see veebilehega seotud blogipostitus, kus räägitakse haigusest nimega rakunõtruse sündroom, millest informeerivad meid üks suur teadusuuring ja mille põhjuseks on üllatus selle rasvhappe puudus, mille lehe omanikud on pannud pudeli sisse ja mida nad suure raha eest müüvad. Kas selline uuring on tegelikult ka olemas? On küll. Ja minu jaoks on omamoodi huvitav see, et antud uuringu peamiseks autoriks on keegi Stephanie Venn Watson ja huvitaval kombel on sest suurest uuringust rääkiva blogipostituse autoriks keegi doktor Venn Watson. Ja kui me nüüd vaatame selle kõnealuse firma omanike ringi, siis vaata, jälle tuttav nimi, kuigi nüüd juba 2 versioonis. Sisuliselt on siis abielupaar Venn Watson välja mõelnud uue haiguse. Ta on välja mõelnud, sest mujal teadus- ja meditsiini ajakirjanduses ma sellist haigust pole näinud ega kuulnud sellest midagi. Nad on kirjutanud isesest leiust blogiartikli ja toonud turule toidulisandi, mis väidetavalt ravib seda nende eneste poolt välja mõeldud haigust. See on nagu kõrgpilotaaž, eks ole. Võib-olla on siis tegemist kuulsate kardioloogide ja rakuurijatega, kes on antud teemaga nii kursis, et ongi võimelised ainsatena kogu maailmas ära tundma seni teadmata haigust.
Kahjuks tundub siiski, et mitte. Proua Ven Watson on varem tegutsenud veterinaarepidemioloogina ja härra Ven Watson on olnud pikemat aega sõjaväemeedik. Selles mõttes see on küll huvitav info, et mina ise olin ka kaitseväes aega teenides meedik. Ja mina küll ei mäleta, et oleks niimoodi mulle õpetatud, et kui keegi saab kuulihaava kõhtu, siis sa annad talle rasvhappe pudelikese kätte, väikse müksu tagumiku ja saadad rindele tagasi. Aga ma ei tea, võib-olla tänapäeval käivad asjad juba teistmoodi. Nii, aga läheme edasi. Kuidas see imeline Fäti 15 siis pudelisse jõudis? Sellega käib kaasas üks imeline lugu. Nimelt selgus 2 delfiini populatsiooni uurides, et ühe esindajad olid vanaduses põdurad, aga teiste esindajad ei olnud nii põdurad. Ja väidetavalt oli põdurate delfiinide toidus vähe meie tänase video teemaks olevat rasvhapet. Ja kui delfiinid said seda rasvhapet suuremas koguses sisaldavat toitu, siis said nad kohe paugu pealt terveks ja nende rakud paranesid saisa tõesti nagu imekombel ja kiiresti. Ja see on absoluutselt nii nummi lugu. Ja selle autorid ei lase ennast muidugi samas häirida üldse sellest, et inimese ja delfiini organism on anatoomiliselt ja füsioloogiliselt nii erinev, et selleks, et arvata, et see, mis on hea delfiinile, on kindlasti hea ka inimesele, pead sa ikka olema erakordne lollpea. Pealegi ei ole need ime paranemise väited teaduslikult absoluutselt dokumenteeritud ja see, kui mõni ühend on seotud mingi haigusliku nähtusega, ei tähenda, et see seda ilmtingimata põhjustaks. Aga lugu kui selline on tõepoolest imearmas. Ma lihtsalt näen oma vaimusilmas ette, kui südamliku Disney kogupere filmi saaks sellest teha. Mõelge vaid, delfiinid näevad, et inimkonda on tabanud suur häda. Inimesed on läinud paksuks, nad on ülekaalulised rasvunud ja vaevlevad krooniliste haiguste käes. Ja selle asemel, et meid kala eest tänada ja planeedilt jalga lasta, nagu juhtus ühes väga tuusas raamatus, mida ma igati soovitan, otsustavad delfiinid inimkonnale ulatada abikäe või siis tegelikult ulatada pudelikese tootega nimega Fäti 15. Ja see süžee hakkas mind nagu nii kummitama, et ma tegin selle filmi jaoks plakati ka valmis ja Disney saab selle minu käest 25 euro eest ära osta. Jälgige seda, kuidas siin on ikkagi vanakooli töö, et siin ei ole mingisugune tehisintellekt mängus olnud. Ups, kuulge, aga see on ju kogupere film. Vabandust, ma teen väikse muudatuse. Nii. Kuidas on? Nii on parem, on ju? Imetleme veel hetke seda plakatit, mis mind varsti rikkaks teeb. Ja läheme nüüd siis selle toote ja sellega seonduva üle asjaga edasi. Ja ma olen nüüd sel teemal juba ilkunud küll. Aga vaatame siis nüüd natukene tõsisemalt, kas nendel kõlavatel väidetel, mida me saame toote kodulehelt lugeda, on olemas ka mingisugune teaduspõhisus. Antud rasvhappe kohta ja selle toime kohta on võimalik leida 2 inimestel läbi viidud kliinilist uuringut. Võtame kõigepealt ette selle aastast 2024 pärineva teadustöö, mille raames uuriti, kuidas mõjutab tervete end ülekaaluliste inimeste tervist, kui nad võtavad 12 nädala jooksul igapäevaselt 200 milligrammi pentadetsüülhapet. Kuna osadel inimestel ei tõusnud selle manustamise käigus rasvhappe tase veres loodetud tasemeni, need on siin tabelis sinised, siis löödi need vennad lõpptulemustest eraldi gruppi ja võrreldi mõlema näitajaid placebo grupiga. See on mõistlik, kuigi mõjutab loomulikult suuresti lõpptulemust, aga ei lasta siis olla. Tulemusi vaadates on näha, et me saame statistiliselt olulistena välja tuua mõned positiivsed muudatused maksaspetsiifilistes ensüümides. Neil katsealustel, kelle rasvhappe tase oluliselt tõusis. Ja me saame siis seega väita, et mõnedel inimestel see protseduur parandas mõnevõrra maksa tervist. Muutused olid väikesed ja tänapäeval on tegelikult arstide arsenalis oluliselt tõhusamaid meetodeid nende ensüümide kontrollimiseks. Rääkimata sellest, et kui sa parandad oma toitumist ja ei joo ennast igal õhtul magama, siis paraneb su maksa tervis suurusjärgu võrra kiiremini ja rohkem. Aga jah, me saame väita, et need positiivsed tulemused on siin uuringus olemas. Samal ajal ei avaldanud kõnealuse rasvhappe tarvitamine mitte mingisugust positiivset mõju diabeedi ja südametervise markeritele, ehk siis kindlasti ei olnud sel katsealustele üldisele tervisele sellist laialdast positiivset mõju, mida võiks selle ülientusiastliku Fäti 15 kodulehe info põhjal eeldada.
Teine antud vallas läbi viidud kliiniline uuring on siin ja selle raames vaadeldi rasvhappe mõju koos ja ilma muudatusteta toitumisharjumustes, milleks olid Vahemeremaade tüüpi toitumine koos ja ilma kaloridefitsiidita, mittealkohoolset rasvmaksatõbe põdevatele patsientidele. Kui eelmises uuringus tulemus näitas, et pentadetsüülhape parandab maksatervise markereid tervetel inimestel, siis võiks ju eeldada, et see teeb sama ka neil, kel on juba maksatervisega probleeme ja võiks isegi nagu eeldada, et äkki koguni selgemalt ja suuremas mahus. See oli väga põhjalik uuring ja ma ei hakka sul selle analüüsiga juhet kokku jooksutama, aga ma ütlen lihtsalt, et Vahemeremaade tüüpi toitumine parandas mõlemal juhul maksatervise näitajaid, mis olid adekvaatsed, aga olgu märgitud mitte samad markerid, mida uuriti esimeses uuringus. Aga mitte miski, ma kordan, mitte miski nendes andmetes ei näita, et pentadetsüülhappe tarvitamine oleks toitumusharjumuste muutmise positiivse mõju osas veel andnud mingisugust lisaboonust, ehk siis maksatervis paranes lihtsalt seetõttu, et inimene sõi vähem ja tervislikumat. Tõe huvides mainin ära, et kõnealune rasvhape parandas eraldiseisvalt väga väikeses mahus LDL kolesterooli taset ja kui vaadata selle mõju meie kõhus elavatele bakteritele, siis võiks väita, et sel oli pigem positiivne toime. Aga need muutused olid nii väikesed, et õigupoolest ma mainin need lihtsalt ära sellepärast, et ma tahan olla viisakas nende autorite vastu, kes selle tegelikult heal tasemel uuringu läbi viisid. Ja meil on siin nüüd siis 2 teadustööd, millest üks näitab, et pentadetsüülhappe on väikese positiivse mõjuga konkreetselt ainult teatud maksatervise markeritele ja teine näitab, et sellel sellist mõju ei ole olemas. Kui ma nüüd ütlen sulle, et ühe uuringuga neist oli seotud ettevõte, mis FATI-15 toidulisandit toodab ja teisega ei olnud, siis mis sa arvad, kumma uuringuga oli seotud? Jah, jumal õige. Oli seotud selle uuringuga, kus leiti positiivseid tulemusi. Ega selle huvitatud ettevõtte seotusuuringuga ei tähenda koheselt, et teadustöö oleks kallutatud. Aga oleme ausad, kui me võtame arvesse kõik selle, mida ma olen teile juba täna rääkinud ja mida ma veel räägin, siis see tekitab teatud kahtluseid. Kui sa meenutad mu video algust, siis mäletad kindlasti, et FATI-15 toidulisandi müüja väidab muuhulgas, et see parandab mitokondriaalset tervist, kaitseb meid ja meie rakke vananemise eest, parandab immuunsust ja und ja nii edasi ja sa tahaksid küsida, et millel siis need väited põhinevad. Ma ei ole selles päris kindel, aga ma arvan, et tõenäoliselt näevad sellel teadustööl. Ja muide, vaata näed, selle teaduste autorite seast jookseb jälle üks tuttav nimi läbi. Kes palju teeb, see palju jõuab. Anyways, antud uurimistöös valasid uurijad inimese rakud katsetaldrikul üle pentadetsüülhappega ja uurisid, kui palju eraldus neist rakkudest vabu hapnikuradikaale, mis on märgiks oksüdatiivsest stressist ja avastasid, et rasvhape vähendas seda negatiivseks peetavat protsessi, kuigi see muutus oli üsna väikene. Sarnasel moel suudeti väikesed positiivsed muutused inimrakkude põletikumarkerites ka esile tuua. FATI-15 kodulehel esinevad väited näivad põhinevat ka sellel teadustööl, mille autorite seast leiame jällegi tuttava nime ja ka siin mõjutati rakke ja rakukogumeid pentadetsüülhappega, ent võrreldi tulemust sellega, kui neid rakke ja rakukogumeid mõjutati paljude positiivsete tervisenäitajatega seostatavate rapamütsiini ja metformiiniga. Ja uuringu väited on väga kõlavad loomulikult, ent nende kinnituseks ei esitata mitte mingisuguseid numbreid või statistikat, mis on, oleme ausad, antud juhul märk sellest, et tegelikke andmeid üritatakse iga hinna eest varjata. Ja uuringu kokkuvõttes lihtsalt, ma väga vabandan, aga valetatakse või väänatakse tõde muul moel. Ka on need molekulid, millel rasvhappe, rapamütsiini ja metformiini mõju väidetavalt uuriti, väga veidrad. Ja ausalt öeldes on mul teatud kahtlus, et kas antud uuring üldse tegelikult aset leidis. Mõned katseklaasi uuringud ja isegi loomkatsed võib antud teema kohta veel leida, aga need on veel kehvemal tasemel.
Ma ütleksin nii, et isegi 3. klassi keskmisest targem õpilane saaks paremini hakkama, mistõttu ma ei hakka sihukese jamaga su aega üldse raiskama. Kui ma hakkan rääkima sellest, mida on antud uuringutes tehtud valesti tehniliselt ja statistiliselt, siis no lisanduks sellele niigi juba päris pikale videole veel 10 minutit ja seda ma tegema ei hakka. Aga isegi juhul, kui need leiud, millest ma juba rääkisin, on tõesed, ei saa me ühe raku reageerimisel mingile mõjurile väita, et samamoodi käitub kogu inimese organism oma tohutus keerukuses. Kui sa väidad tõsise näoga midagi sellist, siis sa oled loll, kaotanud reaalsusega igasuguse sideme või oled sa lihtsalt petis. Sest sellistele uuringutele peaksid järgnema loomkatsed ja siis inimestel läbi viidud uuringud ja viimaks peaks positiivne mõju leidma kinnitust arvukates kliinilistes uuringutes, mis ei ole, tõsi küll praegusel väga hädisel kujul, andnud tulemusi absoluutselt kinnitanud, nagu me varem kuulsime. Okei, me peame veel põgusalt rääkima ühest väitest, mille kohaselt on FATI-15 tõhusam ja ohutum kui omega-3 rasvhapped. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis tulevad need väited sellest teadustööst. Näed, autorite hulgas on jälle tuttav nimi. No küll mõni naine jõuab palju teadust teha. Okei. Tegemist on taas katseklaasi uuringuga, kus valati inimese rakud või nende kogumid üle pentadetsüülhappega või omega-3 rasvhappega ja vaadati põnevusega, mis juhtub. Uuringu tulemuseks on mitmed eredavärvilised tabelid, mis näevad ausalt väga tuusad välja, aga ei ütle tegelikult absoluutselt mitte midagi selle kohta, kuidas FATI-15 või omega-3 inimese organismis toimib ja mõjub. Lisaks ei ole uuringu raames pentadetsüülhappe ja omega-3 mõju omavahel otse mitte kordagi võrreldud, vaid on võrreldud nende mõju eraldi placebo grupiga ja siis on saadud andmeid meile teadmata moel töödeldud ja ühte pilti kokku viidud. Vaata, on olemas selline ütlus, et kui sa piinad uuringu andmeid piisavalt kaua, siis võib tulemus olla mis iganes. Antud teadustöö puhul on selgelt näha, et sellega on soovitud midagi tõestada ja andmetega on mängitud nii kaua, kuni neid saab esitada moel, mis näitab pealiskaudsel lugemisel soovitud tulemust. Tõenäoliselt on aga tegelik mõju olnud nii piiratud, et analüüside ja tulemuste algandmeid ei saanud välja tuua, sest siis oleks kohe olnud näha, et tegemist on sulaselge valega. Ja muide, ma ei saa seda uuringut lapates absoluutselt aru, kust on võetud väited selle kohta, et FATI-15 on võrrelduna omega-3 rasvhappetega ohutum ja et omega-3 on suures koguses toksiline. No, iga asi on suures koguses toksiline. Sa võid ennast veest ka surnuks juua, eks ole. Aga see selleks, aga muude väidete osas ma nagu umbes aiman, et kust need on tulnud, kuigi need on absurdsed tihtipeale, aga vaat seda teemat ma kuskilt välja ei loe. Üks tabel siiski on. Ja seal on võrreldud FATI-15 toidulisandit ühe teise pentadetsüülhapet sisaldava toidulisandiga. Ja sellesse tabelisse pole muide lisatud mitte ühtegi numbrit. Siis ma hakkasin mõtlema, et äkki sellel proua Ven Watsonil, ta teeb ju väga palju uuringuid, väga palju tööd, inimene põhimõtteliselt ei maga ju aastate kaupa. Et lihtsalt selle uuringu käigus lõpuks tal jooksis juhe lõplikult kokku ja ta ei saanud enam üldse aru, mida ta väidab või mida ta kirjutab. Täiesti võib juhtuda niimoodi. No kokkuvõtteks, kui sul pole oma rahaga midagi peale hakata ja sulle meeldib minna kaasa igasuguste tervisetrendidega, millel puudub sisuliselt igasugune teaduspõhisus, siis näed, siin on hinnakiri, mis peaks sind kõvasti rõõmustama. Meil ei ole praegu põhjust eeldada, et FATI-15 võiks olla toksiline või mõjuda kuidagi negatiivselt, nii et tõenäoliselt sa ennast sellega ära ei tapa. Ma lihtsalt tahaksin sulle öelda, et tervist ja head vormi ei saa panna pudelisse. Ja kui sa tahad, et sul oleks kõrge elukvaliteet, siis soeta enne selle raha eest parem jõusaali kuukaart ja osta jooksutossud ja vaata, mida ja kui palju sa endale suust sisse ajad. Mis puudutab FATI-15 ja omega-3 rasvhapete omavahelist võrdlust, siis teaduspõhisuse osas on seis praegu selline, et omega-3 mängib premium liigas ja FATI-15 tugevuselt 8. liigas, ehk siis võrdlusmoment on võimatu ja täiesti mõttetu. Ma tegin mõne aja eest video omega-3 rasvhapetest ja kui sind huvitab see, milline on selle toidulisandi teaduspõhisus, siis vaata videot. Ma hoian sel teemal silma peal ja kui peaks tulema uuringuid, mis näitavad, et FATI-15 on oluline positiivne tervisemõju olemas, siis ma annan sellest sulle kindlasti teada. Aga antud juhul,
kuidas seda on viisakalt öelda, ma ei ole selles osas väga optimistlik. Ja vastates selle video pealkirjas esitatud küsimusele, kas FAT15 on imevahend või pettus, ütleksin ma, et tead, ma ei hakka midagi ütlema. Sa vaatasid selle video ära ja sa oskad sellele küsimusele tegelikult ju ka ise väga hästi vastata. Jõusaalis näeme!